Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, eetris on värske Krimiraadio. Sedapuhku on stuudios teid läbi järgmise tunni juhatamas ajakirjanikud Timo Tarve ja Karel Reisenbuk. Meie külaliseksperti Andres Anveltit täna meiega pole, kuid ta liitub meiega kindlasti juba järgmistes saadetes ja kindlasti liitub meiega ka tavapärane saatejuht Raul Ranne. Et oktoober on kuu, kus kutsutakse üles vabatahtlikult politseile ja Päästeametile vabatahtlikult loovutama kodus vedelevad ebaseaduslikke relvi ja lõhkeainet, siis on ka tänase saate teema just sellest otseselt ajendatud. Selleks olemegi täna palunud Krimiraadiosse külla Kaitsepolitsei ametist Marta Tuule ning Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmanni. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere! Tere! Nii palju kui ma uurisin, tegelikult saab ju vabatahtlikult ja enamasti ka karistust kartmata seda, mis ei ole lubatud kodus hoida, ka loovutada sinna, kuhu vaja läbi aasta. Milleks on vaja sellist kampaaniat? Eks selle kampaania ajend on ikkagi selles, et meelde tuletada inimestele, et seda võib teha oktoobris, aga ka kõikidel teistel kuudel, et see lõhkeaine ja ebaseaduslikud relvad on ikkagi selline, see on tiksuv oht. Pomm teeb pauku varem või hiljem, parem on see lõhkeaine juba varem ära anda. Raido, kas on niimoodi, et regulaarselt käib keegi koputamas Põhja päästegrupis või Põhja-Eesti pommigrupi ukse taga, kop-kop, granaat? No tegelikult õnneks on me oleme jõudnud täna sinna maale, kus neid koputajaid on nagu väga vähe, kes tulevad oma mingisuguse lõhkekehaga või lõhkematerjali ukse taha ja ütleb, et tere, et ma nüüd tahaks teile hirmsasti midagi üle anda. Kuigi peab tunnistama, et seda iga aasta ikkagi juhtub, et keegi kuskil tuleb relvade, laskemoona, lõhkematerjaliga tuleb, et võt näed, nüüd on teil kampaania, et tahaks anda. Aga see oktoobri teema, et miks me seda oktoobris jälle teeme, see me kõik arvame, et ju inimesed teavad, et võib igal ajal ära anda. Tavaliselt on see, et see, kellel see kodus on, see ei julge jumala eest iitsatadagi, et tal on, et tal ikkagi on see hirm, et äkki ikka ei tohi ja kõik hakkavad uurima ja kuri kapo tuleb ja paneb pangi ja kõik muud jutud sinna juurde. Aga tegelikult see oktoober ongi see hea meeldetuletus ja see on see, et kuulge, tulge nüüd, et siis annavad ära. Just see oluline nüanss on ka ära klaaritud, et nimelt ei oota ükski ametkond sinna omale ukse taha, kõige vähem ootab pommigrupp oma ukse taha mõnda lõhkekeha või lõhkeainet, vaid helistada tuleks lihtsal numbril 112, eks ole. Aga kui meenutada, siis nagu sa, Raido, mainisid, siis igal aastal ikkagi seda ette tuleb. Endale meenub mulle üks juhtum aastast 2006, kui üks härra Maardust käies ujumas oli leidnud 27 mm mürsu, pani selle omale auto peale, sõitis sellega Rahumäe teel asuvasse politseimajja, vaatas, et seal ühtegi politseiautot ei ole, mingil põhjusel arvas, äkki politseid pole siis kohal, siis sõitis sealt kilomeeter maad edasi tanklasse ja siis tanklast helistas lõpuks politseis, et tere, et mul on siin üks mürsk, et olge hea, tulge järgi. Kas nii jaburaid juhtumeid on veel olnud, et äkki kuskil bensujaama on mürsu viinud? No neid jaburaid juhtumeid tegelikult, see, et päästekomandosse ikka viiakse, sest päästekomando on see kogukonna siduja ja see, et sinna ikka viiakse, õnneks peaasjalikult bürotehnilisi neid rakette asju, aga tegelikult on läinud sinna ka rakette ja lõhkekehas mürske ja miine. Aga üks kurioossem lugu võib-olla aegade algusest, üks legendid räägivad, kas see nüüd päris tõsi on, loodame, et siuke, ma ei tea, aga sellega on see, et kunagi ka seal samas Maardu politseijaoskond, kui veel eksisteeris, oli tulnud üks härrasmees, et tema leidis metsast granaadi, et korrapidaja ütles, et väga tore, et paneme kirja ja saadame mehed ja masinad, et kus see granaat on, sest et see mul siin kotis on ja selle peale korrapidaja pidi infarkti saama, sest nii ei tohi, et ei ole hullu, et ta mul siin ajalehe ja piibli vahel, et ei juhtu temaga midagi. See kord ei juhtunud ka. No mulle tuleb meelde legendaarne Asso Kommer või kurikuulis Asso Kommer, kes kõndis ka pagarimajas ringi. Ta oli küll läbi otsitud, aga granaat taskust oli jäänud millegi pärast leidmata. Aga see on hoopis teine lugu. Kuidas see pilt tundub? Hea küll neid, kes leiavad, enamus ju leiab selgituste kohaselt seda lõhkematerjali, mida nad teile ära toovad, eks ole. Igasugused asju leitakse maast, narkootikume ja kõike muud. Kui palju võiks üldse olla, kas me oskame hinnata tänaste kokku kogutud andmete ja kogu selle materjali põhjal, kui palju võib olla inimestel kodus kõik võimalik seda kraame, mis seal olla ei tohiks? Ja lõhkematerjalist räägime.
Kui nüüd rääkida neid detektoristidest või siis nii-öelda vanavarakogujatest, nii-öelda vanavarakogujatest, ajaloohuvilistest, jah? Just, siis neid, eks seda kraami ikkagi on, et neid sõdu on meie pinnal olnud päris palju ja kui Nõukogude väed lahkusid, siis väga-väga palju kaevati ju ka lihtsalt maa sisse või siis vahetati toidu vastu, et neid relvi ja lõhkeaineid ikkagi tuleb päris palju ikkagi veel välja, et kusjuures eelmine aasta just, mis on selline hea näide, eks ole, et kuidas peaks tegema. Viljandimaal üks perekond siis renoveeris oma talu ja selle talu renoveerimise käigus leidsid nad ka seal suurel hulgal lõhkeainet, et kõne leidsime, tulge vaadake üle ja see on võib-olla kõige parem selline käitumismall. Leiad, helista, ära ise puutu, ära sõida tanklasse, ära sõida päästekomandosse, helista ja sul lahendatakse see olukord sinu jaoks ära. Kuidas sellega on, kui see kõne tuleb, kas antakse ka soovitus, öeldakse, et vabandust, kuidas see mürsk sul välja näeb, see peab ikkagi mingi perimeetri võtma ette, sa ei lähe teda ikka aeg-ajalt uudistama või näpuga puutuma, et no tegelikult Häirekeskus annab esmase sellise juhise küll, et see 112, kui sa helistad sinna, küsid, et mis ma nüüd nagu tegema pean, siis eks sealt esitatakse palju küsimusi ka. Näiteks kui sa oled leidnud lõhkekeha, siis nad küsivad, kui suur ja kui palju ja missugused on eritunnused, kas seal on mingid kirju peal, see on kõik meile informatsiooniks, mille alusel me ju tööle hakkame ja reageerime, et see sama teejuhatus ja kui palju neid leitakse, et kuskil väga kaugel metsast leitud lõhkekeha, sõidad kohale ja seal on tegelikult 30 lõhkekeha, et siis tuleb minna haagise järgi ja nii edasi, et ja kindlasti antakse ka see juhis, aga selle kõige lihtsam juhis ju see, mis inimesel võiks nagu meelde jääda, on tegelikult see, et ära näpi, kui sa oled korra leidnud, las olla seal, kus ta on. Seisis, mis ta nüüd sõjast on meeles 80 pluss aastat on ja nii edasi, seisis maa sees ilma, et ta plahvatanud oleks ja kui sa teda ei torgi, ei juhtu temaga järgmised 8 minutit või 8 tundi ka midagi, kuni demineerijad kohale tulevad. Seal ongi see, et ei puutu, jääb sinna, kus on ja siis tulevad reageerijad ja tegelevad sellega edasi. Et see on nagu kõige mõistlikum. Ja rääkides sellest äraandmisest ja leidudest, ma vaatasin siin, meil on tegelikult olnud läbi aastate siuke 5000 lõhkekeha ja muidugi, kui me räägime siin nõks aega tagasi, siis 2022 aastal meil oli leide, oli 15 000 lõhkekeha, peaaegu 15, 14, 900 kopikatega, eks. Et päris täis ei saanud, seda 15, et need on need suured kogused, mis on ära antud ja seal oli ka üks hästi suur kogus, mis tuli kodust, sest inimene oli kunagi hoidnud. Äkki läheb vaja ja siis sai aru, et äkki ikka ei lähe vaja. Saadaks Ukrainasse, äkki neil on vaja ja nii edasi. Muide üks väike kõrvale põige, me siin enne rääkisime Maardust, Raida tuletas ka mingisuguse Maardu juhtumi meelde, muide kas Maardusse tuleb palju väljakutseid, mis koht see Maardu seal sükke on, et seal leidub neid asju? No tegelikult ei ole Maardu üldse ei erine nagu suuresti, kui me räägime lõhkekehade leidudest, ei erine ta nagu suuresti ülejäänud Eestist. Kui me vaataksime seda kaarti, kus meil on see sündmuste või väljakutsete kaart on ja siis Eestis väga vähe kohti, kus seda täpikast ei ole, kus ta on lõhkekeha leitud. Ja seal mingid sood ja rabad, seal lihtsalt inimesed ei leia, seal maa sees, tõenäoliselt ka seal on lõhkekehi, lihtsalt keegi pole sealt veel otsinud. Nii et see Maardu ei erine küll sugugi. Teeme siin kohal ühe väikse pausi ja siis tahaks rääkida ühest kohast, mis teistest kindlasti väga eristub. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Timo Tarve ja Karel Reisenbuk ning tänaseks teemaks on lõhkeained ja kehad meie kodudes, sest just oktoobris kutsutakse üles kõik selline kraam ära loovutama, rõhksõnal loovutama, ärge ära tooge. Ja saatekülalisteks on meil tänases Krimiraadios Marta Tuul Kaitsepolitseist ning Raido Taalman, kes on Põhja-Eesti pommigrupi juht. Üks koht, millest lubasime enne reklaamipausi rääkida, see on loomulikult Männiku. Männikul 15. juuni 1936 toimusid laskemoonaladudes plahvatused, õhku lendas laboratooriumlaadi, mis töökoda koos nendes viibinud inimestega. Õnnetuses hukkus 63 inimest, enamuses olid need negrotid. Nende matmispaik siin samas sõjaväe kalmistul, aga see sama Männiku lõhkemise kohta andis endast märku aastal 2012,
kui ühel hetkel märgati seal mingit juhuslikku kaevajat ja mis siis ilmnes, kui pommigrupp kohale sõitis, igal juhul asi kulmineerus 15 tonni lõhkeainega. Raido, kuidas see lugu meeles on? Sellest on küll 12 aastat juba. See lugu on selles mõttes, seda on keeruline ära unustada, sest see on nii ainulaadne leid mitte ainult Eestis, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. Aga siin kolleeg mainis korra detektoriste, et tegelikult seal see kõik sai alguse ühest lihtsast RG42 granaadist, mis siis leiti kaitseväelaste poolt, keegi oli ta sealt maa seest välja kaevanud korraks, tõenäoliselt detektoristid, sest keegi teine niimoodi ei tee, et leiab maast granaadi, väike auguke ja seal on granaat kõrval. Ja meie inimestel on see komme, et me alati kontrollime selle koha üle, leiukoha üle ja siis kui see kaevamistööde käigus järjest suuremaks ja need leidud arv, ütleme sealt hakkas välja tulema imelikke asju, mingid lauatükke, mis olid siis lõhkeainega koos olnud, see testid näitasid. Ja siis kui me selle järjest rohkem lahti kaevasime, siis see väike tükike, mis seal nagu algselt oli, see tükike kasvas nagu hästi suureks, ta oli üks suur monoliitne lõhkeaine kamakas maa sees, mis oli ütleme nii, et see 15 tonni on võetud tegelikult ikkagi väikse koefitsiendiga siit-sealt, kuna ta pandi autode peale ja autod kaaluti üle nende politsei kaaludega ja sealt saadi see kätte ja arvestasime natuke seda liiva ka maha, sest tegelikult see kaal oli oluliselt suurem, mis seal autode peale läks, aga natuke liivane ka. Ja see oli see lugu, et 36. aasta nii-öelda jäägid või kogu selle katastroofi jäljed vist kuidagi maeti maha ja kas ta ei talletatud ära või ei fokusseeritud ja dokumenteeritud ära, et selline koht on meil olemas, läbi nende 80 aasta, ennem kui siis see granaat leiti? Ma arvan, et seal on nagu pigem nagu see, et võib-olla ta isegi kuskil on dokumenteeritud. See, et ta on sellest jäänud, see on meie ajaloolastega, oleme seda natuke arutanud ja see on selline eeldus või selline arvamine, et see nii on. Kas see päriselt ka nii on? Arhiivis dokumendid puuduvad. Aga põhjus on ju, tundub üsna lihtne. Sellel ajal oli see tegemist Kaitseväe territooriumiga, sinna mitte keegi ei pääse, mitte kunagi ei lähe, sest see on Kaitseväe ala ja sinna võib teha, mis tahad. Nii nagu Nõukogude ajal olid sellised alad, Männiku tegelikult on olnud, mis täna on Kaitseväe käes, seal me oleme ju teinud plaanilisi demineerimistöid ja võtnud tuhandetega lõhkekehasi välja, mida Nõukogude armee hävitas seal ja sinna maha jättis. Sest need arvasid ka, et sinna ei tule ju ometi keegi kaevama, sest see on nende ala, nemad teevad seal kuni aegade lõpuni, siis kui maailm otsa saab, siis ka sinna keegi ei lähe. Ja tõenäoliselt, aga nüüd on täna Männiku avatud ala, igaüks võib minna ja käia ja otsida ja teha. veidega lastakse jumal. Mida kõik oleks võinud juhtuda, eks ole. Ma ei tea, kui rikkalik meie maapõu ikkagi jätkuvalt on selliste nõukaaja ja teise maailmasõja, aga ka ma ei tea, äkki võib-olla varasemate sõdadaegsetest lõhkekehadest. Ma ütlen seda, et kui palju järgi on, siis ma peaksin vaatama, ma ei tea, millisesse laenurke ja ütlema see mingi numbri on, sest et seda ei oska mitte keegi isegi hinnata. Numbrit ma võib-olla küsigi, jah. Aga seal ikkagi on ja meie numbrid ei näita seda, et ta täna nüüd oluliselt nagu väheneks. Ta on siuke stabiilselt hästi läbi aastate nüüd olnud, eriti viimased aastad, siuke 5000 piirisse, mis sealt nagu metsast tuleb ja nii edasi. Ja vahest on ta kõrgem ja vahest madalam natuke, aga see on see number, mis seal on. Ma nüüd ei küsi, kas päris põhjasõjaaegseid musketikuule ka leiate või midagi säärast, aga ütleme siin esimese ilmasõja eest tuukrid ikka räägivad, et ei ole põnev on vaadata siin võltsimise arvu või seda valtsimise arvu 1917 näiteks. Meil on kõige vanem eksponaat, mis meil on nagu järgi, on üks mortiirikuul aasta oli siis, kui see andmete järgi on ta kuskil 1800 lõpp, et peaks olema ta toodetud ja kasutatud seal mortiiril. Aga esimene ilmasõda, teine ilmasõda, esimene vabariik on täiesti tavalised leiud. Sellistest kukalt kratsivatest leidudest võib-olla veel rääkides on nagu see tegelikult Männikul oli, et võttis ilmselt ka kogenud mehed ikkagi ohkama, et sükasi sealt tuli. Muidu ma olen kuulnud, et metsast on leitud meremiine, mismoodi üks meremiin metsa võiks sattuda? Sõltub metsast, kaugel see merest on, aga eks neid viiakse igale poole, neid tassitakse ja seesama Männiku tegelikult ju töötleski lõhkekeha meremiinidest mürskudesse. Võt. Ja Aegnasaare patareid suutsid lasta ka Raudalu maanteeni välja omal ajal, ehk siis sealsed kohalikud suurtükid olid väga suure laskeulatusega. See kõik on, eks ole, maapõues, nimetagem neid siis maavaradeks. Kui maavarad üles leitakse ja moel teisel hangitakse, tuuakse koju imetlemiseks, mitte ei anta need arheoloogidele või muuseumidele edasi, siis tehakse nendega igasuguseid asju. Näiteks keegi arvab, et jube hea mõte on seda lõkkes proovida. Väga traagiline juhtum Aegnasaarelt aastaid tagasi. Koolitruks sai hukka. Aga keegi arvab, et veel parem mõte on, issand jumal, mis ta märg on, patarei peale ei saa panna, paneme ahju. Kuidas see lugu seal Mustamäel oli? Marta äkki räägib?
Mustamäel oli ka, võiks öelda, selline kuldsete kätega mees, Enamasti nad vist ongi, jah. kes siis sellist niinimetatult juba öeldult maavarasid kogus, neid koju tõi ja sealt seda lõhkeainet välja võttis ja otsustas, et kuivatab selle praeahjus ära. Siinkohal on jälle jube hea meelde tuletada seda, et näete midagi sellist, palun andke teada. Sest et tegelikult selle mehega oli ka see lugu, et naabrid olid ju näinud seda, et mingid sähvakud seal vastasmaja korteris käivad ja ega enne kedagi ei kutsutud, kui see praehi seal ükskord põlema läks ja siin kolleegid kohale läksid, eks Raido võib rääkida, mis nad siis avastasid sealt. Nii, läksite kärsa lõhna peale ja... No tegelikult päästemeeskond, see on hea, kui meie kolleegid päästest ja politseist tunnevad asju ära ja nii edasi, et päästemeeskond sai oma väljakutse ju toidu kõrbemise peale, mis on nagu tavaline, kui praehus midagi põlema läheb. Meeskonna vanem oli piisavalt nutikas, et sai aru, et päris toiduga tegemist ei ole ja andiski meile teada, et et kuulge, et siit oleks vaja vaadata, et mis siin veel on. Ja meie siis koostöös kaitsepolitseiga, kui me seda niimoodi vaatasime siis üle, meil on kirjas meie andmebaasis on 1191 leidu või eset, mis sealt ära võeti. Ütleme niimoodi, et lõhkeaine koguse mõistes oli see niisugune 200 kilo lõhkeainet oli seal. Ühes korteris me räägime? Me räägime korterist. Paneelmaja, korrusmaja. 36 korterit ühes püstakus. Ja 7 korrus. Kui see kõik oleks seal plahvatanud, siis need 36 korterit. No ilmselt ka naabermaja, ma arvan selle peale, kui on 200 kilo. No, see on ütleme niimoodi, et kui me räägime sellest, mis Paetänaval, kus see maja kokku, seal keegi kunagi rääkis, et see oli ka enne minu aja arvamist küll pommigrupis, aga et see oli arvestuslikult 10 kilo, et selleks, et üks trepikoda kokku lasta, eks, 200 kilo, huumoriga öeldes me omavahelikult oleme öelnud, et korraliku kabriolettmaja oleks saanud, et selle katust kindlasti poleks seal olnud. Aga muidugi ilmselgelt ümberkaudsed aknad ja inimesed ja kõik seal ümber oleks ohus olnud. See 200 kilo betoon, mis laiali lendab, see on ikka väga suur. Kas saate kirjeldada, mis leiud sealt siis kõik välja? Tal oli vist kõike, ma eeldan siis, kui ta selle nii-öelda lõhkeaine väljakraapimisega tegeles? Jah, tal oli kõike. Muide, loomulikult Marta, sa ei saa öelda mingit arvu aga on kaitsepolitseil ikkagi mingid tüübid nii-öelda radari all, keda ikkagi aeg-ajalt käiakse koputamas ja jälgimas, et kes on teada, et käivadki ja koguvad ja ladustavad seda kuskil? Kui meil on ikka teada, et keegi sellise väga ohtliku hobiga tegeleb, kindla peale võetakse selle inimesega ühendust ja vaadatakse järgi, mis seal on. Meie jaoks on kõige olulisem see, et need relvad, lõhkeained ei satuks kurjategijate kätte, terroristide kätte, et nendega ei satuks veel suuremat ohtu. Aga me kindlasti hoiame silma peal, vaatame. Kui on vihjeid, alati kontrollime üle. Kuidas selles maailmas on, kui on selliseid hobikogujaid, omamoodi friike, fänne kõigele sellele, mis plahvatab, sädeleb ja millega on lõbus muljet avaldada näiteks, ma ei tea, daamidele, ka seda juhtub, eks ole vahel. Et siis kas nii-öelda radari all ei ole mitte nad ainult teil, vaid ongi nendel pahade kavatsustega inimestel, kes otsustavad, et nende inimestega saab ju äri ajada ja saab siis nii-öelda võõraste kättega 11 korda saata? Eks siin oleneb, tõepoolest, kui vaadata seda statistikat, siis tegelikult valdaval, kui me räägime plahvatustest, mis toimuvad, plahvatustest on ikkagi tegu on bürotehniliste plahvatustega on vist rohkem kui et selliseid meie, kui enne siia tulekut vaatasin just üle neid meie statistika plahvatusi, et see jääb ikkagi nüüd viimase 10 aasta jooksul on olnud seal 1-5 vahel, ega rohkem neid selliseid plahvatusi ei ole olnud. Aga jah, et pigem daamidele avaldatakse muljet pigem teist sorti plahvatustega, mis sealt maapõuest ei tule, et kui nüüd Käravete pommimees kõrvale jätta, kes ka üritas muidugi. No siin ma vihjasin, jah. Muljet avaldada daamidele õunapuude õhku laskmisega, siis sellist hobi õnneks me kuigi sageli ei näe. Täna päevale. Rääkides nende korterileidudest, mis on tulnud, siis ma ei tea, mis on selle
kuidagi ladustamise ja käitlemise põhilised ohud või mida tehakse valesti, mismoodi neid seal kodudes hoitakse, mingisugused näited, et ongi lihtsalt vedelevad kapi otsas, ma ei kujuta ette. Valesti tehakse kõik, mis vähegi valesti teha annab, kui päris aus olla, sellepärast, et lõhkematerjali, kui me räägime lõhkematerjalist, mitte ainult, no me võtame ka bürotehnika sinna juurde, siis seal on väga kindlad nõuded, kuidas neid peab ladustama ja nii edasi, et ladudes, et keegi juurde, esimene on kohe see, et keegi juurde ei pääse. Ilmselgelt seal korterites ja kodudes ja kus ta seal on ligipääs nagu mitte ainult sellele omanikule, ütleme niimoodi. Ja siis lisaks kõik need tuleohud ja muud asjad, et tegelikult seal on kõik valesti, mis valesti minna saab, et seal ei ole nagu õigesti mitte midagi. Kindlad tingimused ja kes vähegi tahab ladustama hakata, selleks peab olema muidugi terve suur hulk lubasid ja kooskõlastusi teie mõlema ametilt, ma eeldan, kui ma tahan taolise tegevusega hakata tegelema ja loomulikult see peab olema väga sihistatud eesmärk, sest lõhkeainet tohib kasutada väga vähestes eluvaldkondades meil. Sellega on see lugu, et Marta teab võib-olla sellest rohkem rääkida, aga põhimõtteliselt on ikkagi niimoodi, et kui relvaloa saab tavaline inimene tänavalt ka endale ju taotleda, siis lõhkematerjali käitlemise luba nagunii seda ei väljastata niimoodi. Seda saavad ikkagi ainult ettevõtted ja need, kellel päriselt seda vaja on. No peamiselt kaevandustega tegelevad, eks ole? Ma arvan, et küll, jah. Teeme siinkohal väikse pausi ja siin oli juba viide ühele värvikale kujule, kes daamidele avaldas muljet õunapuud õhku laskmisega. Sellest loost me nüüd õige varsti hakkame ka siis rääkima. Krimiraadio. Krimiraadio on jälle pausilt tagasi, ajakirjanikud Timo Tarve ja Karel Reisenbuk seekord teiega siin stuudios ja räägime lõhkeainetest, lõhkekehadest. Oktoober on see kuu, kus võiks ära loovutada kõik selle ebaseadusliku ja ohtliku kraami, mis isegi peaks ära loovutama, tõsi. Selle kraami, mis kodus leidub ja meil on täna saates külas Kaitsepolitseiametist Marta Tuul ning Põhja-Eesti pommigrupist Raido Taalman. Ja lubasime rääkida ühest värvikast kujust, jutumärkides öeldes, härra Lembitust Käravetelt. Ja 66-aastane Lembit Pedak, lähedastele tuntud kui kuldsete kättega mees, nad kõik vist on suhteliselt kuldsete kättega mehed, kui nad midagi oskavad ise organiseerida sarnast, kes oskas parandada vanu kodumasinaid, traktoreid ja oskas ka oma hobiga tegeleda, ehk siis ta oskas asju õhku lasta ja ta oskas selle lõhkematerjali ise kokku segada. Marta, kõigepealt tekib küsimus ja Raidole ka loomulikult, kas meil on internetis säärast materjali, mis lubaks nii-öelda A+B kokku panna, võrdub pomm? Piltlikult öeldes saab ka toru siili ja hõbepaberiga teha, ma olen kuulnud lapsepõlves, ma rohkem sellest ei räägi, midagi käratavat teha, aga sellisel määral, mis nagu isand Pedakul käes oli. No tegelikult Lembit Pedakul päris sellist materjali niisama poest kätte ei saa, et Lembit kasutas ära oma tuttavate ettevõtteid, nende ettevõtete nimel siis ostis vesinikperoksiidi ja atsetooni ja sellest segas siis selle pommi kokku. Aga päris tavalisest toidupoest sa ikkagi seda kätte ei saa ja tegelikult need keemiaettevõtted, kes tegelevad selliste ainetega, millest on võimalik pommi kokku segada, neil on ka päris tugev kontroll selle üle, kes ostab ja mille jaoks ostab. Et ja nendel on ka selline vastutus tegelikult, et kui nende käest ostetud selline pommimaterjal tõesti kuskil kärgatab, et siis seal on ka neil oma vastutus. Ma eeldan, et ta sellele küsimusele ei vasta, Marta, aga ma usun, et nende poodide klientuur on ka suhteliselt hästi teile teada. Raido, mis aine on TATP? Triatsetoon triiperoksiid. Nii, saatana sigitis või mis asi ta oli nüüd? Saatana ema? Tegelikult on tegemist siis isevalmistatud lõhkeainega, mis on tulnud meile tõenäoliselt kuskilt välismaalt terroristlikelt organisatsioonidelt, kes sellega siis toimetavad. Kuna nii kurb kui see ka ei ole, internet on nii sügav ja põhjatu, et sealt leiab igasuguseid asju paraku. Ütleme niimoodi, et mõistlik on nendest asjadest hoiduda, et võib küll tunduda huvitav. Muideks väga palju lehti on kinni pandud ka, kui varasemalt siin ütleme, siis kui see internet tuli siis ja need asjad sinna tekkisid, siis oli nagu hästi lihtne sealt asju leida. Täna selleks, et leida lõhkematerjali valmistamiseks midagi või see päris enam nii lihtne ei ole ja kindlasti sõbrad vaatavad ka, kui keegi väga aktiivselt neid otsima hakkab, et siis tuleb ükskord koputus ukse peale. Ma loodan vähemalt, et see nii on tõenäoliselt.
no mõistagi ei hakkame siin ühtegi retsepti jagama, aga kui lihtne tegelikult ikkagi on sellistest käepärastest vahenditest ja jaemüügis olevatest ainetest midagi sellist plahvatusohtlikku kokku keerata, selle näite põhjal me saame aru, et ikkagi on võimalik. No filmides me oleme näinud küll, et selliseid selle, kes aianduspoest tassivad omale kottide viisi väetist koju ja on meil ka sellised väetisemehi ikkagi Eestis jätkuvalt olemas. Ei jäänud vastuse võlgu, seda teab tõenäoliselt kolleeg paremini. Praegusel ajal pigem ikkagi mitte, et need ajad jäävad ikkagi sinna 30 ja pluss aega tagasi. No väidetavalt, ma küll ei tea täpselt, aga Pae tänava pommimees kasutas ka väetist. Pae tänava pommimees Breivik Norras kasutas väetist, et selles mõttes on, et selle lõhkeainete kokku segamine, nii nagu igasuguse keemia kokku segamine on maailma kõige lihtsam tegevus. Võtta 2 vedelikku vala omavahel kokku, vaata, mis saab, on ju. Tõenäoliselt see lõhkeaine kokku segamine ega see ka seal midagi väga keerulist. Selles osas ei ole. Küll aga on väga keeruline see, et sa seda õigesti teed, et seal võib nagu väga kergelt asi valesti minna ja kui see valesti läheb, meil siin kunagi ju Lasnamäel üks koolipoiss oli, kelle lisa õpetas, et kui midagi teeb, pae prillid ette poiss, on just ta teadis, et poiss millegagi tegeleb. Ilmselgelt see lõpuks lasi enda näpud ära seal kodus, sest ta tegi ise püssirohtu ja teeb bürotehnilisi tooteid, on ju. Ta oskas ka, aga see lõpeb üldjuhul 2 moodi siuke asi. Lõpeb sellega, et kaitsepolitsei või politsei võtab kinni ja paneb vangi, mis on väga okei, on ju, see on nagu siuke lihtsam karistus. Teine karistus ongi see, et 2 kuldsest käest saab 1 ja siis on keerulisem juba edasi ajada asju. Lembit Pedaku puhul oligi 2-1. Kaitsepolitsei pani vangi ka ja käest jäi ta ka ilma lõpuks, nii oligi. Kuidas sellega siis oli? Ma saan aru, et tegelikult ta jõudis tegutseda päris kaua. Muljet avaldada just nimelt daamidele. Ta läks appi seal aiaposti auke tegema enda materjaliga moel, et kuidas nüüd on? Siin kogukond ju tegelikult teadis, et meil on selline mees, kas ta ei osanud nagu pöörduda kapo poole või kartis pöörduda või milles asi? Ei oska öelda, miks ta ise ei pöördu. No, tal endal oli huvi mitte pöörduda, eks ole, aga lähedaste puhul tõepoolest tekkis küsimus, et huvitav, miks nad ei pöördunud, sest et lähedased teadsid, et tal on selline huvi, teadsid aastaid, et tal on selline huvi ja kas see on ühest küljest tunne, et ma ei ole mingi pealekaebaja, et võib-olla seetõttu, aga see pomm plahvatab varem või hiljem. See, et ta viib ära selle pommi tegija enda käe, on tegelikult on see positiivne tulem. Et sealt oleks võinud olla, ta oleks võinud ära viia naabri lapsed ja seal 200 meetri raadiuses oleks olnud ainult puru järgi, kusjuures kui see pomm plahvatab, ega see ei ole ainult selle pommi plahvatuse kahju, mis tekib, vaid sellest plahvatusest tekkiv, võiks öelda, ma ei tea, kuidas siis Sodi, Raido oskab seda võib-olla parem selgitada. Temperatuur, tulekahju, et seal on nii palju neid igasuguseid kaasnevaid asju, mis sealt järgi tulevad. Ma ei tea, kas Raido olite Käravetel selle pommimehe kuuri tühjaks tegemas või see nüüd kolleegidele mujalt regioonist? Ma olin esimene päev seal. Ma päris see hetk, kui nad kuuri nagu tühjaks tõstma hakkasid, ma olin seal, kui seda planeeriti, aga see tõstmise ajal... Okay. Aga ilmselt olete kursis jäätise pakenditesse, Coca-Cola pudelitesse, kuhu iganes veel, käepärastesse vahenditesse oli mis asi kõik ladustatud? Piparkoogitopsid, jah. Piparkoogitopsid, see, kuhu saab panna, on ju, ja see, kuidas ta seal nagu oli, seal kätte saadav absoluutselt kõigile. Siin minu jaoks see täiesti arusaamatu lugu, kuidas nagu naabrid või keegi teine varem selle peale ei tulnud, et see võib nagu lõppeda katastroofiga. Ja mõtlen, mida see poisike või mida need poisiksed seal maakohas ikka teevad, kolavad ringi ja leiavad endale tegevust ja siis, kui ta leiab kuurist ühe jäätise topsiku, mis on valget pulbrit täis, mis paistab nagu suhkur. No on ju ilmselge, et ta vaatab seda sisse, et äkki ongi mõnus magus valge suhkur on ju, või mida iganes. Aga selle aine puhul on see, et see on nii tundlik aine igasugusele mõjutusele. 99 Reasonis leiti kortermajast üks kotides suurt suhkrut ja õnneks hoidis väga suure plahvatuse ära. Jutt käib siis FSB planeeritud plahvatusest, aga rumalad ajateenijad arvasid, see on suhkur ja panid selle kotide ees suhkrut pihta, pärast oli veel, et see oli heksogeen. Põnevad lood, Timo, ei ole midagi öelda. Sellest Käravete pommimehest veel pisut rääkides, siis kas ta kuidagi oma seda huvi ega põhjendas või oligi see puhtalt avaldada daamidele muljet, ma ei tea, valmistus ta sõjaks? Milleks ta valmistus? On ta seda mingisuguse mõistliku põhjenduse sellele andnud? Ta ei olnud selles tähenduses kurjategija, et jah, lõhkeaine käitlemine on igal juhul kuritegu, mis lõppeb päris karmi karistusega. Kui ta nüüd plahvatusega elu ei vii, siis ta vangi viib ta küll pikaks ajaks.
aga tema puhul tal ei olnud sellist kuritahtlikku kavatsust kellelegi liiga teha selle lõhkeainega, ta oli selline selle kogukonna poolt selliseks leiutaja lembituks ristitud tegelane, kes tundis lihtsalt huvi selle vastu, tal oli lihtsalt huvi. See oli tema nii-öelda selline ohtlik hobi. Asja kulminatsioon tuli siis sel suvel ja 6 aastat sai siis Keravõtte pommimees kokkuleppe menetlusega, siin ei olnudki midagi enam vaielda. Meenutame neid juhtumeid, kus siis pommimehel endal nüüd nii hästi ei ole läinud. 2021 plahvatus Pääsküla terviserajal. Ilmselt oli siis see tegija ise, kes selles olukorras oma elu kaotas. Ja seal vist mindi ka tema kuuri ja kodu vaatama ja ma ei tea, mis sealt avanes, tuleb see lugu meelde, ei tule? Ma tean seda lugu, et seal üks inimene hukka sai. Seesama lõhkematerjalidega toimetaja ise, ta sai viga või ta sai surma. Aga nüüd neid üksikasju ja neid, et ma selle sündmusega rohkem seotud ei olnud, nii et ma sellega nagu väga kaasa rääkida ei saa kahjuks. No ma toon ühe näite veel. Aastal 2019 Pärnumaalt pärit üks vahur, kes siis hoidis sauna pesukastis trotüüli, karistuseks 3 aastat tingimisi. Muide me selle trotüüli kohta, me oleme siin mitu korda seda lõhkeainet maininud. Seda lõhkeainet on vist meil kõige rohkem kodudes, leiame puht ajaloolistel põhjustel vist. Jaa. See on puhtalt sellepärast, et trotüül on läbi aegade olnud ju selline lõhkeaine, mida kasutatakse. Teise maailmasõja lõhkekehades, pluss veel see, et need standardlaengud, seda lihtsalt nii palju on teda paraku veel vedelemas ka. Kuulajatele veel võib-olla, et alati vist see trotüüli väga lihtne ära tunda ei ole, ta on vist ka mitme erineva nimega, et sa ei pruugi isegi teada, et sul ei olegi seal päriselt trotüül peal kirjas, eks ole? Jah, et tal võib olla seal trotüül või tool venekeelsete tähtedega või TNT üldiselt on selline lühend, mida väga pakendi peal ei ole, aga võib olla ka TNT on ju seal. Ja ta on erinevates konditsioonides, et saksa laengud kilosed näiteks on metallpakendis üldse ja kui me räägime nendest Vene 400 grammistest laengutest, näeb välja nagu pesuseep ja jälle legend räägib ju seda, et peale sõda vedeles igal pool kastitäis seepi on ju, et mammi tassis koju ja siis vaatas, et ei vahuta ja papi ütles, ära sa seda jumala eest ja pani aida taha peitu või aida alla või kuhu peitis, et ära tuleb välja, eks. Trotüül iseenesest ilma ühegi, ma ei tea, mille iganes süütenöörita selle küljes või siis ilma mingisuguse väikese lõhkeindikaatorita, millega iganes ta seal plahvatama pannakse, kas ta on iseenesest ohtlik? Trotüül on lõhkeaine, mis on igal juhul ohtlik. Tema lihtsalt sõltub mõjutusest, kuidas sa selle mõjutuse talle annad, et kas seda tehakse detonaatoriga, et ta plahmatama panna või mingi muu mõjutus, aga igal juhul on see, et tulemus võib olla see, mida sa jood. Ja loomulikult, ma mõtlen, et kui ma viin ta kusagil õue vihma kätte ja nii edasi, lasen tal läbi vettida ja ei juhtuda ka mitte midagi. Eks ole, siis on tänu päeval. Üks praeahjus ka kuivatas. Ja praeahjus näed, ei juhtunud ka täpselt mitte midagi. Mis on veel tsiviilkäibes? Hea küll, tsiviilkäibes ei ole midagi lubatud, see on selge. Aga sellised enam levinumad lõhkeained. Heksogeeni ma mainisin, seda vist meie maile nii palju ei jõua või? See on ikkagi juba militaaraine ja see, ütleme niimoodi, et Eestis on tegelikult peamiselt trotüül, aga väga palju on tulnud välja ka seda kaevanduse lõhkeainet. Eriti mis puudutab ammoniiti näiteks, et vanasti ju kaevandus töötas ammoniidi peal ja nõukogude aeg oli see tore aeg, kus kui sa töö juurest midagi ei varastanud, siis sa polnud ikka nagu õige mees ka. Et kes mida, et kui sul mitte midagi peale muu, peale lõhke, palju sa kivisütt ikka koju tassid, et võtan lõhkeainet, võib-olla õnnestub maha müüa. Ja esimesed kampaaniad meil tegelikult ju tõid välja väga erinevaid asju, me alustasime nende kampaaniatega juba väga-väga pikka aega tagasi. Ja esimesed kampaaniad olidki, et seal oli 8 kilo ammoniiti mehe, kaevandusest sai ja pani kõrvale ja nii edasi. Aga teeme siin ühe väikese pausi ja oleme peagi juttudega tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, Timo Tarve ja Karel Reisenbuk tänast jutuga juhtimas ning tänase Krimiraadio saate teemaks on kõikvõimalikud lõhkeained, pommid, mida iganes. Ja stuudiokülalisteks on meil Kaitsepolitseist Marta Tuul ning Põhja-Eesti pommigrupist Raido Taalman.
Marta ja Raido, kui me senimaani oleme rääkinud, piltlikult öeldes ullikestest, hobimeestest ja nendest, kes on lihtsalt huvi pärast ladustanud kõike keelatut ja nendest ka veel keelatumaid asju valmistanud kokkuvõttes ja sellest ka karistada saanud moel või teisel iseelust lahkudes või kui need on vangi pandud, siis nüüd räägime ikkagi nendest, kes on sihitahtlikult pomme kasutanud ja lõhkeainet kasutanud selleks, et teistele väga palju paha teha ja liiga teha. Drastiline juhtum, kus tõepoolest pandigi korrusmajas sihilikult pomm plahvatama, see oli 2010 kevad ja Kuldnoko tänava juhtum. Seal oli üks peretüli taga ja millega see lugu siis kulmineerus, igal tagarjärjed olid väga rasked. No selles mõttes meile jõudis teatena lihtsalt plahvatusena sisse, et pärast hiljem oli see, et tegelikult seal oli mees ja naine ei saanud oma eluasjadega päris hästi hakkama, tülli nad igatahes läksid ja mis seal nüüd nagu päriselt juhtus, see ütleme niimoodi, et ega seda me täna teada ei saa, kuna see plahvatuse tekitaja ise sai ju tegelikult surma seal. Lisaks temale muidugi üks väike beebi ka veel, kes sinna sisse jäi, naabrimees sealt ühe lapse ju päästis ära. Aga seal oli selles mõttes see, et oli peretüli, politsei läks ukse taha ja tegi koputus uksele, et tavage politsei ja see hetk käis see pauk ja siis üks politseinik, kes lendas kohe koos selle uksega vastu seina ja sai viga. Ma ei tea, tegelikult said mõlemad mingil määral kahjustusi. Seal viga sai seal just nimelt seesama pommipanija ise, kes otsustas, et aitab küll, lasi õhku oma elukaaslase lapse, kes hiljem tuli hällist sealt siis enam mitte elusana ära tuua. Aga kogu see plahvatus tegelikult, mitte ainult see lõhkemine ei tekitanud kahju, vaid oli ka see, et see läks ju põlema, see põles ja neid vingugaasist tekkinud mürgitusi oli seal majas ikkagi mitmetel. Pluss veel, kuna see plahvatus oli nii tugev, siis 9-korruse maja konstruktsioonid lendasid selles mõttes ikkagi paigast ära, et see maja oli elamiskõlbmatu, need inimesed tuli sealt välja saata, see olukord tuli teha ohutuks, eks ole. Minu teada seal lõpuks see korter, kus plahvatus toimus ja selle korteri peal ja all olevad korterid enam, nad vist olid täiesti elamiskõlbmatud. Mis nendest täna saanud on, aga see hetk oli küll niimoodi, et see tuba tegi välja nagu selline pallikujuline, et põrand oli niimoodi ja lagi oli teistpidi ja seinad olid samamoodi kumegane. 39-aastane Sergei, kes siis elu ise jättis ja tema tõesti elukaaslase alla aastane laps said selles õnnetuses hukka ja pool aastat hiljem tegid eksperdid kindlaks, et see oli kuni pool kilo prisalt lõhkeainet, kui ma nüüd õigesti välja lugesin. Ka midagi uut, mida me praegu siin kuulnud ei ole, uus mõiste prisalt lõhkeaine, ärme hakka tutvustama, jumala eest. Ja me ei saa üle ka ümber muidugi siis lähiajala suurimast, ka süüdimõistetud tänaseks meie hulgast lahkunud Märt Ringmaast ja tema pommiplahvatuste seeriast. Ma ei tea, ühesen hetkel kindlasti oli juba see käekiri teada, et meil tegutseb üks ja sama nii-öelda pommimees ja tema juhtumised mööda siis konkreetselt Pae tänavat. Ma ei kujuta ette, mis harupidi teie toonased kolleegid Marta Kaitsepolitseiametis seda lugu lahendasid. Igal üle aega see võttis, lõpuks asja sai. See oli väga keeruline, iseenesest selline vastuoluline lugu, et ta ise oli ka karakterina selline jättis sellise toreda insenerist vana härra mulje, kes ei ole midagi hullu teinud. Kohtus oli päris keeruline, et kui teda alguses kahtlustati ikkagi 11 plahvatuse korraldamises, siis lõpuks ära suutsid kolleegid tõendada ainult 2. Et need plahvatused, kus keegi viga sai, seal tegelikult ju hukkus 7 inimest ja vigastada sai ka 6-7, kui ma nüüd õigesti, ma loodan, et ma ei eksi, et kui kuulajad leiavad, et ma olen eksinud, siis võite mind julgelt parandada. Aga ta ise kuni lõpuni ka vangist vabanedes veel väitis, et ta on süütu, aga nii palju kolleegide tunnustuseks tuleb öelda, et pärast seda, kui Ringmaa läks riigitoidule, siis plahvatused lõppesid Panenaval. Kuidas tollega on? Ma mäletan, et toona, mis nagu hästi raskeks selle tõendamise tegi, plahvatusis ju hävivad kõik tõendid ja materjalid. Raido teab kindlasti paremini rääkida. Ega mitte midagi suht alles ei jää, DNA-d sa ikka väga ei võta enam sealt ja kuna vist seal Pae tänava lugude puhul oli ka see lugu, et seal kuidagi sattus, kuidas mõtlen siis, tualeti nii-öelda kogumiskasti alla see lugu, siis sealt seest sonkida veel tõendid välja, mis oleksid nii-öelda ka tõendamiskõlbulikud, on päris keeruline. No tegelikult on nii, et igast asjast jääb mingi märk maha. Et täna ütleme niimoodi, et
kolleegid ekspertiisiasutusest ja kaitsepolisteid, sest nad teevad nii head tööd, et nad suudavad ka sellest väga-väga väikesest asjast leida kas või selle ühe pisikese mingisuguse nüansi või selle asitõendi, millega hakata minema ja jõuda palju kaugemale. Et nii palju, kui mina olen nendega kokku puutunud, ka rahvusvaheliste inimestega rääkinud, et ega ei ole võimalik nagu 100% ennast ära varjata, et midagi jääb ikka maha ja õppinud inimesed oskavad selle midagi üles leida, nii et see karistus, varem või hiljem on ju. Ta võttis Ringmaa puhul ka tegelikult ju väga palju aega, et lõpuks jõuda, et kas see ikka see õige inimene ja selle õige inimeseni edasi, ta jõudis väga palju kurja selle aja peale teha muidugi. Aga lõpuks ta kätte saadi ikka. See on küll jah, CSI teema, aga mälu järgi ütlen, see oli vist poolik pöidlajälg ühel arvutiraamil, mis sai selleks nii-öelda tõendite kroonjuveeliks. Seda tuleb küll öelda, et vahepeal on ju peaaegu 20 aastat mööda läinud, et 20 aastat tagasi olid kindlasti need tehnoloogilised vahendid pisut kehvemad, aga midagi siiski. Jah, oli pikalt vaikus ja õnneks on olnud põhimõtteliselt siiani mõnede väikeste eranditega, aga ühel mehel ju selline plaan ikkagi oli, mis õnneks jäi lõpuni viimata, nimelt siis üks politsei vihkajast Anatoli, kui ma ei eksi. Just, allilma veteran Anatoli Jõhvik, kes tahtis korraliku veresauna korraldada ja ma ei tea, kas ta jõudis ka plaanini midagi ära paigaldada Harjumaa kohtu või prokuratuuri nurkadesse. Tema puhul oli nii, et ega sellest pommi plahvatuse või pommi panemise plaanis kohtust teda süüdi ei mõistetud, seal jäi ta õigeks, aga lõhkeaine käitlemises jäi ta küll süüdi. Raido, eks kõik me oleme liiga palju filme vaadanud, mis puudutab siin kõikvõimalike pommidega majandamist, ma usun, et enam vist isegi ei viitsi vaadata. Umbes stiilis juhtmete järjekord ja kõike muud sellest. Mul üks pilt meelde, ma ei tea, kas Eestis on sarnast olnud, kus keegi tõesti reaalselt ka päriselt lõhkeaine vööd kannab? Ma Eestis ei tea, et oleks päris sukst asja olnud, kus ta päris lõhkeaine vööga keegi ringi jookseb, et neid ohtusi või ütleme siis selliseid ärritusi on meil küll olnud, kus inimesed näevad midagi ja arvavad midagi, aga minu teada päris nagu pommivööd ei ole Eestis õnneks olnud. Ma loodan, et tule ka. Kui tuleb distantsi peale midagi, mille puhul te saate eksperdina aru, kas ta nüüd kasutas tegelikult seda värvi teipi, millist on ka hästi palju müügis või päriselt on tal mingisugused padronid ümber? Kui me tuleme sellesse maailmas, see, mis te filmis näete, see on tegelikult ka film, et see, kus kellad tiksuvad ja numbrid jooksevad ja lõikad juhtme läbi, patarei lõikad tagant ära, siis mitte elektronkell ei kustu ära, vaid numbrid jäävad seisma, et seal on et see kõik on film, et päris elus on see ikkagi oluliselt keerulisem ja see äratundmine tegelikult on ka keeruline, aga seal nagu väga lihtsalt midagi ei ole. Vaatan peale, ütlen, et tal on pomm ümber. Kuhu ma tahtsingi juttu? Jah, Marta? Jah, et selle terrorismi ohuga pommivöösid kannavad valdavalt terroristid, et kui rääkida sellest TATP-st, siis terroristid on seda sama ainet, mida Käravete pommimees kasutas, siis kasutanud ju tegelikult Londoni metroos, siis metroopeatustes siis plahvatuste korraldamiseks, aga ega Eestis on selles mõttes hea ja turvaline elada. Terrorismi oht on meil siiski madal ja see suuresti on tänu siis sellele ennetavale tööle, et ei satuks need pommivööd kellegi külge ega ka see lõhkeaine kuskile siis nii-öelda tavakasutusse laialt levima, et sellepärast ju ka seda lõhkeainet kogutakse või seda loovutamiskampaaniat tehakse, et ei oleks sellist olukorda, et lõhkeaine satub kurjategijate kätte ja sellega midagi hirmsat siis plaanitakse. Raido. Et selles suhtes on nagu õige, et Eestis täna on ju ikkagi meil väga rahulik ja ma loodan, et see nii ka jääb. Paraku on iga aasta tõusev trend on see bürotehnika paugutamine, millega ikka tehakse nagu sigadusi, kellel postkast ja nii edasi, mis võib lõppeda ka sama kurvalt. Ja teine asi ongi see sama, et kui inimesed oleks ise nagu julgemad ütlema, et mul naaber tegeleb sellega nii nagu Käravete mees või mul naaber kollektsioneerib, tal on keldris suur hunnik lõhkekehas, et ei oleks seda vale häbi, et äkki, olgem ausad,
see käravate mees on väga pikka aega, kui nad kuidagi eristuksid teistest, et paistavad välja kõigile, et politsei vaatab peale, et saab aru, et see on nüüd lõhkematerjali koguja, et siis tõenäoliselt oleks neid ju palju vähem. Et ma ütlen, et see ilu ja hea oleks meil veel suurem kui just lõhkematerjali vallas, kui inimesed ise oleksid ja naabrite suhtes ka, et ausad, et kuule ära tegele sellega või teavitaksid. Jah, mõtle ümbritsevate peale, ehkki tavaliselt need inimesed üle oma selle nii-öelda mürsu või pommi või selle plastiidihunniku väga ei mõtle. Kipuvad olema üsna sellised egotsentrilised. Kuidas on, Marta, kas tõepoolest ilma karistust kartmata, kui ma tulen tõesti ka lõhkematerjaliga, võin tulla, aga võib arvestada sellega, et võib-olla kui on väga eksootiline lõhkaine, kui siin nimetatud see heksogeeni või et keegi millegi pärast võtab näiteks miniraketi kaasa või jumal teab mis, et ta pigemini peaks arvestama selle ajakuluga, mis kulub teie maja spetsialistil temaga vestlusele. Pigem küll jah, kui pomm ei ole lõhkenud, siis järelikult ei ole sellega veel mingeid kurja kavatsusi olnud, eks ole, et kui kurja kavatsusi ei ole olnud, siis võib südamerahuga ühendust võtta ja viidata meil siis kolleegidele, kus see lõhkeaine asub ja anda meile siis see info selle kohta. Igal juhul ei pea kartma, sest et palju hullem on see, kui see pomm lõhkeb, siis seda tasub küll karta. Ja ärge kartke seda, et teie jaoks aega ei leita. Raido istub siin stuudios kogu aeg valves olles, Martagi ja tema kolleegid on täpselt samamoodi ööpäev ringselt nii-öelda telefoni otsas vajadusel valmis kõikidele küsimustele, pöördumistele vastama. Siia saate lõppu ma tahan tegelikult veel ära mainida kuulajate jaoks, mis tegelikult minule tuli üllatusena, et kõiksugused need paugukad on ka samamoodi seadusega keelatud ja tegelikult kui neid kodust leitakse, kõige tavalised on värvilised pürotehnilised paugukad, siis ka selle eest on karistus tulemus. Pauguti kasutamine lõhkematerjali seadusest tulenevalt on Eestis keelatud ja selle ostmine ja müümine ja kõik sellega tegelemine, kui sul puuduvad vastavad load ja litsentsid, on tegelikult karistatav ja see on keelatud tegevus, et see, kui keegi Facebookis nii siin aasta lõpus tuleb paratamatult, ma müün pürotehnikat, et ostke minu käest, ma odavamalt kui poest, et seal on ka, et tegelikult see on keelatud tegevus, ja teine asi sellega on see, et kui sa ostad sealt Ruffist, või mis iganes pürotehnika toest, ärme teie reklaami, ostad poest, ja sa saad oma garantiiga kauba, see on, kui keegi sulle kuskilt käest müüb ja sa sellega enda näpud ära lased või kellegi sõbrale viga teed või toast teleka põlema paned, siis lõpptulemus on see, et sul ei ole kellegile nagu otsa ka vaadata, eks. Vabandust, kas tongipüstolid on keelatud? Naiivne küsimus. Tongipüstol kui selline ei ole. Stardipüstoliga on juba tegi keerulisemad lood, seal on mingid nüansid. Tavaline stardipüstol minu teda ei ole, aga seal on mingisugust relvaseadust tulenevad erisused. Suur tänu teile, hea Marta Tuul Kaitsepolitseiametist, Raido Talman, Põhja pommigrupi juht, meile täna saatesse tulemas seda hästi harivat juttu rääkimast ja ma loodan, et said haritud ka kõik need, kellel midagi peaks olema kodus kapis, kuurinurgas, jättis ja topsikus või kus iganes pakket, tooge ära. Jah, mitte ärge tooge ära, vaid õige number alati on 112, et sinna tuleb alati helistada, et see inimesed vahest on see, et helistage Päästeametisse, et ei ole mõtet helistada, kirja ka ei ole mõtet saata, meil päris palju tuleb meiliga, et mul on see või leidsin selle, see meili menetlemine võtab lihtsalt nii palju aega, nädalavahetusel keegi loegi meile, töömeile, et normaalsed inimesed ka puhkavad vahest nädalavahetusel, ja demineerijad ja kaitsepolitseiametnikud muidugi ei puhka, aga hea küll. Nii et 112, sellega lõpetame, aitäh teile. Krimiraadio.